ütles Wolf Svetozar Perunile igavesti kaunile, mis tähendab sinu viimane käsk, räägi ja jaga meile. Rääkis Perun kõigile kogunenud inimestele. Kasutage meeles, suured rahvad, legende torapalju tarkade poegadest, mida on säilitanud pühad teadmised, antud teile minu pojalt, Tarhilt, vihmijumalalt. Tori tarkus on vananenud ja kutsub enda juurde oma poegi, vanema, Vingu ja Odini. Ja ta rääkis neile selliseid sõnu. Mu kallid pojad, on möödunud juba 3 eluaastat. Vanadus ja nõrkus on täitnud mu keha. Mu jõud on juba mind hüljanud. Ma tean, et veelgi tõepoolest kaugel lõunas, Himavadi mäejalamil, on taevased lehed. Selles mägises kohas valmistavad targad legid kõigile taevastele jumalatele suritsat, särava jumaliku joogi, mis annab palju elujõudu ja igavest noorust. Kui inimene joob legide suritsat, siis ta taastab elujõud, tema kehasse naaseb tervis ja igavene noorus särab tema sindeed. Ja vanamees ütles torule, mu kallis isa, ma toon sulle jumalate joogi. Ja vanamees läks lõunasse kuni Himavadi mäeni. Pikka aega ootas vanem poeg Tori tarka ja ta saatis keskmise poja vanema otsingutele, öeldes talle, tundub, et sinu vanema vennaga on juhtunud õnnetus. Mine, Ving, aita oma venda, ja Ving läks oma venna, vanema otsingutele. Palju vett on sellest ajast Irja pühades voolanud. Väike kuu on 9 korda oma teekonna maa ümber teinud, samas kui suur kuu on 4 korda. Ja ütles Odin Torile tarka, mu kallis isa, lase mul minna Himavadi mäele oma kallite vendade otsingutele, otsima mäe alla asuvat, taevaseid elupaiku ja jumalikku suritsat. Tori tarkus õnnistas oma armast poega ja Odin suundus lõunasse Kimavad mäele. Oma vendade ja taevaste lehtede otsingutele. Kui ta jõudis Kimavad mäele, nägi ta taevaste lehtede mäejalga. Mäejalamil keetis hõbedaste juustega naine säravat suritsat, kuldse katla sees heredate jumalate jaoks. Odin ütles sellised sõnad, tere, kallis naine. Ärgu olgu tumedad pilve teie mägede kohal, olgu kõik teie teod heledate jumalate auks ja tõesti. Hõbedaste juustega legin vastas Odinile, ole ka sina terve, selge ja hea noormees. Räägi, jutusta, mis tõi sind meie mägede eel ja Himavadi mäele. Tõi mind valu, mu armas kallis isa. Tema elust on juba möödunud 3 aastat. Vanadus ja nõrkus on tema kehadesse tunginud. Ainult sinu eluandva surits, emake legin, ajab vanaduse ja nõrkuse välja kuni kannatuste kaastunde ja valgustab isa keha jumala väega. Hõbedaste juustega legine rääkis Odinile. Kuldse katta sees keeb suri, võtta, joo, proovi suri. Aga pea meeles, et esimene karikas annab jõudu ja ajab minema valud, väsimuse ja nõrkuse. Teine karikas toob rõõmu ja igavese nooruse. Ajab minema rõhuva vanaduse. 3. karikas on inimestele liigne, see muudab inimese loomaks. 2 noormeest tulid enne sind, aga nad ei kuulanud mu sõnu ja jõid 3 karikat. Ja nüüd nad, nagu loomad,
karjatavad meie mäejalamil heinamaal. Ja ta näitas neid Odinile ja ta tundis ära oma veretuks vennad. Ja nad karjatavad nagu lambad rohelisel heinamaal. Ja Odini süda täitus suure leinaga oma veretuks vendade pärast ja ta võttis karika surikaga ja jõi selle ühe hingega. Tema lein möödus, suured jõud täitsid tema keha ja tekkis soov juua. Veel üks karikas, et saavutada igavene noorus, nagu on valgetel jumalatel. Ta jõi teise karika, rõõm ja igavene noorus täitsid tema keha. Ja tekkis suur soov juua kolmandat karikat. Aga Odin meenutas hõbedaste juustega legine sõnu ja ei joonud enam. Ta täitis oma teekannu 2 karikaga Suritsast oma kallile isale ja Odin lõi himne palveteks valgetele jumalatele. Ja ta kutsus neid aitama oma kallitele vendadele. Ilmusid valged jumalad, kutsusid Odini ja andsid tagasi mõistuse tema vendadele, Starule ja Vingule ning õnnistasid neid teele. Vennad naasid kodusesse koju ja Odin andis Suritsa oma armsale isale. Thor tark jõi esimest karikat. Haigused ja nõrkus lahkusid tema kehast ning elujõud täitis tema mõistuse ja keha. Teist karikat ei joonud Thor tark, vaid valas Suritsa vanade kuivanud puude, tamme, kase ja as juurte alla ning nad said tagasi oma suured jõud. Ja nende okstes puhkesid rohelised lehed. Thor rääkis oma poegadele selliseid sõnu. Mul ei ole vajadust igavese nooruse järele. Olen elanud pikka elu ramhaidanana loojana. Olgu see puu, mis annab teile, mu kallid pojad, ja kõigile teie suguvõsade järeltulijatele palju jõudu kriikidel aegadel ringist ringi. Te istutate nende puude seemned teie suguvõsade hoonete lähedale ja hoolitsete nende eest nagu oma laste eest. Sellest ajast alates kaitsevad suguvõsad suurt rassi ja taevase sugu järeltulijad 3 elu ja suure jõupuud. Rasketel aegadel või pühadel tullakse elujõudu andvate puude juurde. Saadakse palju jõudu ning kiidetakse valgeid jumalaid ja tarku esivanemaid heade tegude eest, et tuua au kõigile suure rassi suguvõsadele.